Mul on küsimus Kevinilt. Kevin soovib teha kerget torude skaalimist ja tahab teada, kui kaugel kettid peaksid hoidjatest olema. Selleks demonstratsiooniks kasutan krokoketti, ilma puurepeata. Ja mida ma teinud olen, on see, et mul on siin tükk paberit. Ja sellel paberil olen ma joonistanud 2 joont, mis on 4 tolli või 100 kaugusel. Ja et demonstreerida parimat viisi oma ketti kinnitada, panen ma selle fliksamba peale nii, hoides serva paigal. Ja ma avan need nii, et veenduda, et neil on ideaalne kaugus. Kerge torude skaalimiseks. Nagu näete, oleks see tõenäoliselt ideaalne minu kergete skaali jaoks. Sel hetkel kasutan oma usaldusväärset küpsisetinti ja teen sellele väikese märgi, et mäletada, kus see oli. Isiklikult meeldib mulle kasutada väikest pekstoru, et kaitsta oma samba löökide eest kõvade metallist osade vastu. Kuigi see pole vajalik, on see lihtsalt minu isiklik eelistus. Nii et sel hetkel paigaldan oma pekstoru nii. Panen oma otsa jälle tagasi nii. Ja leian oma märgi, mis mul on kindlasti nii. Kindlasti. Kasutage oma kuusnurkvõtmeid, et seda korralikult pingutada. Hei, püsi paigal. Nii ongi veenduge, et need oleksid tõeliselt kindlalt ühendatud. Sest ei taha, et need kuskil kanalis kaotsi läheksid ja te ei saaks neid tagasi. Nii ongi, loomulikult ka teisel pool. Nii. Ilus ja kindel. Nii ongi valmis ja nüüd on mu kett ja võll valmis ideaalseks kergeks puhastamiseks. Ma ei tea. Jällegi suur aitäh, Kevin, küsimuse eest. Palun, kui sul on veel küsimusi, ära kõhkle. Helista mulle, saada mulle e-kirja. Ma teen oma parima, et aidata. Ole super päev, tšau!